tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame siis ka seda ühte versiooni, kus vaatame, mida tunned sina tema vastu, tema sinu vastu, mis on sinu järgmine käik tema suunas ja mis on tema järgmine käik sinu suunas ja mis on teie vahel. Tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite siis alati kirjutada. Kõiki, kes te siin kanalil olete, siis ütlen teile ka seda, et 6. oktoobril kell 12.12 praeguste andmete kohaselt teen ma ka Zoom laivi, järjekordse Zoom laivi, kus käsitlen teemat siis selle kohta, et mis on emotsionaalsed laengud ja kuidas need mõjutavad sinu elu. Ja sa saad sellest osa võtta, kui sa annad mulle teada kirjalikult. Need, kellel ma varasemalt juba olen saatnud teie nagu meilid, mul on olemas, et kui te ei soovi, et ma edaspidi teile meile saadan, siis andke sellest teada, et ma saan siis teid sealt nimekirjast eemaldada ja et see nagu et siis nagu edaspidi ei tule neid sõnumeid teile. Aga nendele, kellel ei ole tulnud neid sõnumeid, siis ja kellel ei ole, kelle meile mul ei ole nii-öelda, siis andke endast teada, kui te tahate sellest laivist osa saada. Kirjutage mulle, siis ma saan edaspidi teie meili oma kontaktidesse lisada ja siis ma saan edaspidi ka teile siis neid sõnumeid saata, kui ma midagi nagu mingisuguseid laive või Zoomi kohtumisi teen. Ja see Zoom kohtumine, see live on teile tasuta, aga hiljem ma muidugi panen ka siia YouTube'i tasulisele kanalile selle üles laen ja seda saab ka soetada ilma siis, et te peaksite kuskile kuuluma või peaksite kuskil olema kindlalt. Et kui te soovite seda nagu päriselt jäädavalt endale, siis see võimalus, selle võimaluse ma ka teen teile võimalikuks, aga ilmselt siis selle mingisuguse tasu eest juba. Aga esmane kohtumine, jah, see Zoom live on siis teile tasuta, kui te soovite, siis võite alati anda endast märku, et te soovite selle kohta infot, siis kui see on tulemas mulle, siis ma nagu jälle saadan need sõnumid laiali. Ja need selle lingi, kus te saate siis nii-öelda osaleda. Et siit siis nii palju ka. Kellel on soov siis emotsionaalsete laengute oma emotsionaalseid laenguid hakata vabastama, siis see võimalus on ka teile kättesaadavaks tehtud minu poolt, võtta ka julgelt ühendust, kui on soov. Et need võimalused minu poolt on siis teile kättesaadavaks tehtud. Need Zoom live'id, mida ma teen, need on kõik omavahel seotud, et ja seal võib olla mitmeid korduseid ja mida enam te neid kuulate ja läbi immutate ennast, seda rohkem su keha võtab seda omaks. Et siis seda rohkem su teadvus hakkab avarduma ja sa ise ka nagu tunned rohkem
ennast võib-olla iseendana või siis liigud selle suunas, et sul hakkavad toimuma endal ka need taipamised ja mõistmised ja iga täpne teadmine ja selge tõde on tegelikult sinu teadvuse avardumine, et sa tuletad iseendale meelde, kes sa tegelikult oled. Sest tegelikkuses inimkond elab eraldatuse illusioonis ja ego poolt valitsetud ellujäämisrežiimis. Ja me oleme nagu ühelt poolt autopiloodil toimima. Me väga paljusid asju ei mõtle, ja kui mõtleme, siis mõtleme üle, aga mida vähem sa nagu lased endale emotsionaalsetel laengutel ja ego ennast valitseda, seda kergemalt sa oma elu elad ja selgemalt ja puhtamalt ja avaramalt ja rõõmsamalt. Kindlasti, et siis kaovad need nii-öelda kannatused ära, mida me peame kannatusteks, aga need kannatused just nimelt tulevadki läbi sinu enda emotsionaalsete laengute, mida sa kehas kinni hoiad. Ja mida rohkem sa sellest tõest ennast läbi immutad, seda lihtsamaks su elu nagu läheb. Ja seda rohkem sa nagu taipad ja aru saad ja mõistad. Ja su elu avardub. Kui see on mõistlik, kui sa soovid pühenduda enda avardumisele, enda elu muutmisele päriselt, siis soovituslik on iga tõde kuulata korduvalt ja korduvalt. Sest kui sa kuulad ühe korra video salvestust või kui sa kuulad ühe korra mingisugust laivi või siis videot, siis järgmine kord kuulates sa kuulad üldse teistsuguseid asju. Või kui su teadvuse tasand on niivõrd avardunud juba, järgmisel korral sa võid üldse teistsuguseid asju kuulata selles suhtes, et varasem teadvuse tasand ei suutnud sulle seda infot sellisel kujul lahti tõlgendada, kus tasandil sa varasemalt olid. Ja nüüd, kui sa oled avardunud, nüüd, kui sa oled puhastunud, nüüd, kui sa oled jälle endale lähemale liikunud ja kuulad seda salvestust justkui uuesti, siis sa võid sealt absoluutselt teisi asju kuulata. Toimuvad teistsugused taipamised, mõistmised, seepärast, et kui te tähele olete pannud, siis inimesed tõlgendavad informatsiooni täpselt vastavalt oma teadvuse tasandile, oma teadvuse tasandi astmele. Sest et kui näiteks ka mina mingisuguseid postitusi kirjutan, siis üks inimene võib tõlgendada seda täiesti teistmoodi, nagu mina seda mõtlesin, ja teine inimene võib tõlgendada seda samamoodi, nagu mina mõtlesin, ja kolmas inimene ei saa sellest absoluutselt mitte midagi aru. Et see on nii. See on nii. Nii, aga vaatame siis. Lähme siis asja juurde ja vaatame. Pidage meeles, et see on meelelahutuslik kaardiladumine, millesse me oleme pannud väga palju tõde, aga teen ka pealiskaudseid ladumisi. Aga teadke, et pealiskaudsus ei vii elu muutuseni. Te ringlete selles ikka uuesti ja uuesti samamoodi edasi ja see on enesepetmine. Aga ma panen hästi palju teadmist ja tõde siis nendesse ladumistesse, mis avardavad teie teadvust, kui te olete sellele avatud ja vastuvõtlik. Nii et kui te tahate elus muutuseid, siis te peate oma olekut muutma, mitte lõpmatul viisil vaatama neid tarokaardi ladumisi ja lõpmatult vaatama neid tarokaardi ladumisi ja ootama, et midagi sinu elus muutub, kui sa iseennast ei muuda, iseenda olekut ei muuda. See on lihtsalt kontrolli vajadus
aga kontroll ei muuda sinu elu. Välise kontrollimine ei muuda sinu elu. Ja see on samamoodi iseenda programmeerimine ka, ütleme ausalt ära. Aga ühest küljest ta võib ikkagist energeetiliselt, ta vastab nagu sellisel viisil tõele, et ta energeetiliselt loeb sinu energia ikkagist ära. Ja see eeldatav tulemus võib olla siis eeldatav sinu praeguse energia põhjal on siis see eeldatav tulemus, aga teadke, et kui sinu energeetiline sagedus muutub, sa teed tohutu nihke, siis see, mida mina siin loen, mis võib juhtuda näiteks minevikus, võib täiesti totaalselt muutuda. Sest et ennustus on täpselt nii palju tõene, kui palju sina seda usud ja ennustad ja programmeerid endaga. Nii et ühest küljest võtke seda kui meelelahutuslikku seisu ja teisest küljest soovituslik on võtta seda ikkagist selliselt, mitte suunata pilk väljapoole, vaid suunata sellele, et millise energiaga sa praegusel hetkel oled ja saada taipamisi ja arusaamisi, kus oled sina kinni sellesse inimesse jäänud võib-olla, kus on sinu energialaengud praegusel hetkel, kus sa endaga praegusel hetkel oled ja nii edasi, nii edasi. Et ärge võtke seda üks-ühele, et see nii saabki olema ja nii ongi. Et kõik, mida sa ise eeldad ja oletad, see saab tõeks. See on kvantfüüsika. Ja kvantfüüsika järgi me elame. Isegi need inimesed, kes teavad, et kvantfüüsika, see on ära tõestatud, et inimesed elavad kvantfüüsika järgi, aga isegi kui need, kes teavad, et me elame kvantfüüsika järgi, nad ise ei ela seda sellisel kujul, et nad päriselt nagu rakendaksid seda enda ellu. Päriselt. Ja mõned võib-olla ei olegi huvitatud ja sellega ei ole ka mitte midagi valesti. Aga kui te kannatate pidevalt ja käite ühte sama ringteed, siis oleks ju aeg midagi muuta. Aga kui te kogu aeg ühte samamoodi käitute, siis ei muutu ju mitte midagi. Ühesõnaga nende ladumiste kaudu on üleskutse teile, et muutke iseenda olekut. Mitte ärge vaadake sinna väljapoole. Kuigi me siin vaatame jah sinna väljapoole, aga läbi selle te saate teada, kus te ise kinni olete. Nii et mida tunned sina? Mida tunneb tema? Mis on sinu järgmine käik tema suhtes ja mis on tema järgmine käik sinu suhtes ja mis on teie vahel? Ilmselt teie vahel on vahemaa, et te peate kokku reisima, et siin on võib-olla selles suhtes vahemaa. Siin võib olla ka teie vahel see, et siin hakatakse nagu vaikselt distantseeruma üksteisest, et eemalduma, et on nagu varasemalt olnud võib-olla mingisugused pingelised momendid ja või see suhe ei ole nagu kuidagi vedanud või ta on nagu kuidagi raskustes olnud, siis te võite siit üksteisest hakata vaikselt eemalduma neutraalsematesse vetesse, tundma ennast natuke neutraalsemalt, kui varasemalt oli keeruline ja raske, siis nagu siin toimub see eemaldumine üksteisest. Ja siin võib ka see olla, et siin toimub isiklik selline areng selles suhtes, või avardumine selles suhtes, et sinu siis nii-öelda see sisemaailm muutub selles suhtes, et kui sa varasemalt olid mõelnud selle suhte kohta seda, teist ja kolmandat või sa iseenda energia nagu mingisugused mustrid mõjutasid seda suhet, mõttemustrid, uskumused, mingisugused emotsionaalsed laengud, et siis siin toimub läbi selle suhte siis teie vahel justkui, mis on teie vahel nagu ka teda nagu mõjutavad need täpselt samamoodi, et siis toimub siin nagu justkui see oma mustritest lahti ühendumine või uskumustest või emotsionaalsetest laengutest, et toimub see muutus ja liigutakse neutraalsematesse vetesse, et see pingelisem aeg,
mis varasemalt teie suhtes siis oli või siis see suhe tekitas sinus või temas ka samamoodi, siis te liigute sellest nagu neutraalsesse kohta. Ja pange tähele siin, kui te võtate nagu üks-ühele ainult korjate üles selle keskmise osa või esimese osa, et see suhe nagu läheb laiali või teise osa vastu. Et teie mõistus korjab üles ainult, teie ego korjab üles ainult selle, et teie suhe läheb laiali ja siis teie sees käib nagu mingi võpatus läbi või mingisugune võpatus või energialaine või mingisugune hirmulaine või mingisugune emotsioon tekkis pinnale, siis olge teadlik, need, kes oskavad oma emotsioone vabastada, kohe istub maha ja vabasta see ära. Sest see on emotsioon, mida sa hoiad oma kehatasandil kinni ja mille põhjal sa elad, mille põhjal sa teed otsuseid, mis mõjutab sind ja mis paneb sind nii-öelda kannatama jutumärkides, eks ju. Ja need, kes ei oska, siis mina soovitan teile tõsiselt hakata iseendaga päriselt tegelema. Sa ei pea analüüsima ennast, ma olen kuulnud, et inimesed enesearengu, ma kuskilt kuulsin põgusalt seda, et eneseareng on keeruline teekond. Ja ta võib keeruline teekond olla, kui me nagu võtame selle tüüp enesearengu, et me areneme kuskile, aga me ei arene ju kuskile, sest meis on tegelikult kõik olemas, me ei pea kuskile arenema, vaid me avardume ehk siis liigume iseendale lähemale läbi emotsionaalsete laengute vabastamise. Et me ei pea mingi tohutult analüüsima ennast, kui me nagu millestki nagu läbi ei lähe, siis tekib see koht, vaata, kui te jääte kuskile takerduma või kinni. Et tunned kogu aeg mingisuguse asja osas nagu justkui, et ei toimu edasi liikumist, siis seal on oluline endale nagu justkui mingisugust küsimusi esitada ja hakata seda nagu võib-olla lahti mõtestama läbi endale küsimuste esitamise, aga sa ei pea nagu tegelikult, kui ta nagu kohe sa tunned seda emotsionaalset laengut oma kehas ja tabad ära, et see on nagu mingi pinge on su kehas või mingisugune hirmulaine käis seest läbi või mingisugune emotsionaalne laeng tekkis, siis on see kohe mõistlik vabastada ja sa ei pea isegi teadma ega analüüsima selle üle meeletult, et mis see nüüd on või mis see nüüd ei ole, vaid lihtsalt puhastad ära, vabastad ära. Sa ei pea teadma, kus see allikas on pärit, sa ei pea teadma selle nime, sa lihtsalt vabastad selle oma keha tasandilt. Aga kui sa tead, siis tead, aga kui ei tea, siis ei ole sellel tähtsust. Et sinna ei tasu kinni jääda. Et ühesõnaga enesearengu teekonnal, jah, see võibki olla lõputi, sest et mina, kui hakkasin enesearengu teed käima, siis ma käisin seda 5 aastat. Ta võib mingil hetkel olla vajalik selles suhtes, et ta ei ole vale, et ta võib aidata mingisugustest mustadest aukudest välja tulla. Kui inimesed on kas apaatias või mingisuguses kurbuses või leinas või mis iganes, et ta mingil määral aitab nagu sealt august välja tõmmata. Et mingi eluetapp on see võib-olla kellelegi vajalik ja see ongi, nii ongi, sest ka minul oli see vajalik sel hetkel. Aga kui ma jõudsin selleni, et kuidas siis päriselt oma emotsioone päriselt vabastada, ehk siis ma ei pea käima seda teekonda 5 aastat, et mingisuguseid väikeseid muutuseid luua või siis enda peal jõudu kasutada. Et see päris vabanemine toimub siis, kui sa nagu jõuad selle päris tõeni, puhta õpetuseni. Sest et see ei ole minu välja mõeldud ja see on juba aastatuhandeid või aastasadu või ma ei kujuta ette, kui kaua see võib olla juba teatud seda. Aga see on see, mis aitab siis iseendale lähemale jõuda. Ja kui tekib selline reaktsioon, tihtipeale väga sellised tundlikud inimesed võivad tunnetada siis läbi enda keha sellist tunnet, siis on mõistlik kohe see vabastada. Ärge jääge sellega siis, ärge jääge siin pingsalt vaatama seda ladumist edasi, pange pausile või mida iganes, vabastage kohe ära.
või mõistlik on siis õppida seda hakata vabastama, mitte analüüsima ega võib-olla tõesti käima mingit tohutut aastakümneid enesearengu teekondasid ja analüüsima ühte ja teist ja kolmandat, veel vähem analüüsima midagi väljapoolt ennast. Et see ei vii absoluutselt mitte kuskile, see on nagu surnud ring, neid mõtteid võib tohutult tekkida. Sa võidki nende mõtete virvarri sisse ära uppuda ja need mõtted ei ole kuskilt mujalt pärit kui omaks võetud uskumused, arvamused, teiste inimeste mõtted ja nii edasi, nii edasi. Et sellesse pole mõtet kinni jääda, see on nagu iseenda piinamine. Et ärge lugege ainult ka seda välja siit, mida teie hirm teile ette söödab, ego teile ette söödab. See ongi täpselt niimoodi, et see nii palju, kui sa ego poolt ennast lubad, egol ennast lubad valitseda sinu mõtetel, meelel lubad sa lubad enda meelel enda üle valitseda sellisel kujul, et sa võid seda ladumist vaadata ja sa võid ainult ühte asja kuulata ja sa juba lähed ärevusse. Et su meel korjab üles seda, mida tema tahab kuulata. Ja ta söödab sulle ette kas see parema variandi, mis tekitab sulle heaolutunnet, või ta söödab sulle ette selle kõige hullema versiooni, aga tea, et kui sinu sees on need vibratsioonid või mingisugused hirmulained, siis tea, et sinu sees on see laeng olemas ja see on mõistlik kohe vabastada, seepärast et järgmine kord sa ei pruugi seda tunda. Sest et see on nagu, see tuleb nagu ülesse ja see ei tule ka ülesse. Et see tuleb teatud momentidel ülesse, sest mina olen näiteks olen vaadanud videosid sellisel kujul, et ma ühe korra kuulan ja ma ei kuule üldse võib-olla seda asja, mis tooks üles minu emotsiooni. Aga võib-olla 5. korral ma kuulan mingisuguse videosalvestuse uuesti läbi ja ma siis alles 5. korral kuulan sealt ühte juppi, ühte lauset, mis toob üles minu emotsionaalse laengu ja ma tunnen kehaliselt seda ja siis ma kohe aeglustan ja vabastan selle ära. Et see ongi see, et kus sa oma meelega oled, et meel võib sind absoluutselt igale poole mujale suunata, aga mitte selleni, et sa oma emotsionaalseid laenguid siin vabastaks või puhastaks. Aga noh, see selleks. Liigume edasi. Mida tunned sina tema vastu? Et sina tunned siin paigal seisu. Esiteks sa tunned kohati ohvri seisundit. Et sa tunned seda paigalseisu, asjad ei ole tasakaalus ja see kõik nagu laguneb koost. Sa näed, et see laguneb koost ja mitte miski ei vea seda välja. Midagi siin pole tasakaalus, küll sa tahaksid, et anda ja küll sa tahaksid vastu saada. Aga sa tunned ennast ohvrina ja sa tunned ennast ära kasutatuna ja sa ei tunne, et see nagu suhe veaks välja või sa tunned tema et see ei ole jätkusuutlik. Võib-olla teie vahel midagi toimus, võib-olla mis pani seda tunnet sinul tema suhtes kõigutama, võib-olla teie vahel toimuski midagi sellist, mis nüüd purustab selle ja lagundab kõik maha, mis teie vahel on. Sa tunned ennast siin, et sina oled justkui ohverdanud oma aega, oma panustanud temasse oma tähelepanu ja samas oled nagu pidanud teda ootama, istuma vaikuses ja pikalt oodanud tema järgi ja sa tunnedki ennast nagu ohvrina siin, et sina ootad, sina teed, sina panustad, sina annad, sina ohverdad oma aja, sina
annad talle seda tähelepanu, aga vastu sa ei saa mitte midagi, ainult ootust. Sa oled andnud ruumi, sa oled andnud aega, kannatlikkust endas säilitanud. Aga sa tunned ikka, et kõik on paigal ja mitte miski ei liigu. Ja see on sinu jaoks väga kurnav. Sa võib-olla oled isegi kohati mõelnud, et sa ei tea, mis on õige, mis on vale, kuidas jätkata, kas lõhkuda see maatasa ära ja lihtsalt liikuda minema sealt. Ja sa oled nagu selle olukorraga isegi hakanud enda sisse sügavamalt vaatama. Aga sul on ikkagist lõksus oleku tunne ja sa ei tea, mida edasi teha. Sa tahad nii väga edasi liikuda, aga sa ei saa ilmselt. Ja muideks tea, et ohvri varjus olemine, ehk siin sa oled ohvri varjus päris kindlasti. Ohvri varjus olemine ongi selline üksilduse vari justkui, või sa tunned ennast üksildasena. Ja see ei pruugi alati olla nagu selline füüsiline eraldatus, vaid pigem selline ka emotsionaalne või energeetiline üksildus. Et sul on tunne, et keegi sind ei mõista, keegi sinule tähelepanu ei osuta, keegi mina nagu justkui annan, aga mind ei nähta, minust ei hoolita, mind ei panda tähele. Ja kui sa oled selles ohvri rollis, siis sa võid ka isegi alateadlikult eralduda teistest, et sa võid endale hakata seda lugu rääkima ja siis sa purustad kõik, sellepärast et esiteks sa ei suuda ohvri seisus olla rahulikult ja paigal, kuigi sa oled siin päris pikalt kannatlikult olnud rahulikult ja paigal, aga ohvri vari on see, kes tahab kogu aeg tegutseda. Ja sa ei suuda nagu paigal seista. Sa tahad alati midagi parandada, teha, toimetada, sest sa tunned ennast niivõrd ebamugavalt ja sa pead ju ometigi midagi tegema, ütlema, toimetama, et paremini ennast tunda. Sest ohver ei talu tegelikult valu, nii kui miski sinus aktiveerub, see vana haav võib-olla, siis sul tekib tohutu tung tegutseda, ära parandada midagi, välja öelda midagi väljaspool muuta, et sa saaksid rahus olla. Seal võib tekkida süütunne, sa võid hakata tohutult vabandama, seal võib tekkida selline tunne, et mind kasutatakse ära, nüüd ma hakkan teda paika kuidagi panema, et see muudaks äkki midagi, et tema tunneks ka halvasti ennast kuidagi. Ja see on tegelikult väe ära andmine, sa tegelikult annad oma väe ära väljapoole, seepärast et sa lased mõjutada enda olekut välises keskkonnast, olukordadest ja inimestest. Mõistmata, et sellises seisundis midagi parandada ja muuta ei anna sellise energia ja sagedusega. Ja sa lood ainult kaost juurde. Just nimelt seda tornikaost. Aga sa pead ka teadvustama siis seda, et väline on sinu sisemaailma projektsioon, mitte siis allikas. Siis see tähendab, et iga parandamine sünnitab tegelikult uut kaost. Sest tegelikult see on ju ikka ja jälle seesama lahendamata pingesõlm, mis on tegelikult sinu sees.
ja see on sama hea, kui sa nagu proovid nagu peeglist näha naeratust, aga peegel ei naerata sulle tagasi, kui sa ise ju ei naerata. Kui sa oled ise sisemiselt täis pinget ja jooksed pidevalt elektrikarjusesse ja siis sa püüad selle karjusega kuidagi elu ära elada, siis ei muutu seal väljapool mitte midagi. Aga kui sa muudad oma sisemist olekut, siis muutub ka peegel ju. Ta ei saa jääda samaks. Ta ei saa sulle tõsise näoga otsa vaadata, kui sina naeratad sisemiselt või väliselt, whatever, kuidas iganes, aga pilt ei saa jääda samaks, kui sinu olek on muutunud. Samas see ohver ei ole nagu halb ega vale, ta on sinu enda armastust vajav osa, et kes lihtsalt kardab ja sa ei teadvusta ennast, teadvusta endale seda varju sellisel viisil. Ja muideks ohvrivari on kehatapja. Kas te tahate oma keha tappa? Et nendest asjadest on mõistlik teadlik olla ja hakata oma elu muutma, kui sa kogu aeg väreled nagu haavaleht väikese tuulehiili käes ka. Nii, vaatame, mida tunneb, et siin on jah, see mingisugune tornimoment on saabumas teil siin või see on juba olnud ja nüüd on nii. Mida tunneb tema sinu vastu? Ilmselt siis on siin kas lahkuminek või plaan lahku minna või eemaldumine ikkagist siin, mida ma siis teile ka ütlesin. Ehk siis tema ise on ka nagu sellisesse kaitsepositsiooni, kas siis sina oled midagi siin teinud oma nii-öelda selle ohvri energiasageduses, mis on siis tekitanud kaose, torni kukutamise ja nüüd ei ole sul enam mitte midagi siin mõistlik teha sellisel, tähendab selle negatiivse energia pealt, vaid sest et siis muidu sa lood juurde jälle seda kaost, sest siin on see ohvri energia. Pigem vaadata asju natuke teise vaatenurga pealt ja nüüd, kui asjad on pausil, siis lasta olla ja settida praegusel hetkel. Ja hakata üle vaatama oma mõttemustreid ja uskumuste süsteemi ja emotsionaalseid laenguid, sest sellel põhjal sa oled selle kaose loonud. Mitte, et me ei vaata väljapoole, mis tema teeb, ja mitte me ei süüdista ennast, mis mina olen korda saatnud, vaid nüüd me oleme teadlik, et mina ise loon selle olukorra ja nüüd ma saan muuta ära oma mõttemustrid, emotsionaalsed laengud vabastada ja uskumuste süsteemi üle vaadata. Et mida ma siis kogu aeg teen, et sellised kaosed tekivad mu elus ja miks ma siis olen kogu aeg pinges ja ohvri seisundis. Ei suuda ehe olla. Otsin sealt väljapoolt seda toetust, lojaalsust. Piirid on mul nõrgad. Ruumi ma ei suuda hoida. Ja nii edasi. Et tema on sellisesse kaitseseisundisse laskunud, samas ta on nagu ka tunneb ennast üksildasena ja ta mõistab, et see suhe nagu on hukule määratud või siis ongi lõppenud. Et ta võib ise lahkuda või siis sina lahkud, vahet pole. Aga ta tunneb ennast ka halvasti, siin ei ole nagu, et ta tunneb rõõmu ja toredust, mis ei ole ka põhjus sul rõõmustada, et teine inimene tunneb ennast kuidagi halvasti. Pange tähele ka enda seda reaktsiooni, sest inimesed tihtipeale tunnevad rahulolu, et kui tema kannatab, kui mina kannatan ja kui tema ka kannatab, siis on Jumal tänatud, et ma ei kannata üksinda. Ta ikkagist hoolib ja armastab minust, ja see on see nagu jällegi see enesepettus, et kui inimeste pagasid ei ole nende mineviku pagasid ei ole nagu tühjendatud, vabastatud, siis sa ei saa nagu ennast sellega ka petta, et näed, tema kannatab ka ja ma ei kannata üksinda või äkki siiski me tulemegi kokku ja äkki ta siiski tahab. Ei, te ei tule kokku, te ei saa nagu oma mineviku pagasitega siin elus oma elu õnne ju rajada.
et igaüks peab enda otsa vaatama ja isegi kui puhtalt juba üks inimene vaatab enda sisse, sest et me ei saa ju muuta teist ja suunata teist, et vaata nüüd sina enda otsa ja mina vaatan enda otsa, et või kuidagi teda õpetada, me ei saa ka seda teha, seepärast et tema ei pruugi kunagi oma valule ärgata. Aga nii kui hakkad sina vabastama ja puhastama enda sees neid laenguid, siis tema hakkab teistmoodi reageerima, sest ta ei saa samasse energiasse kinni jääda enam. Ta mingisugune muutus peab toimuma. Ja kindlasti on ka selle koha pealt hirm, et aga kui mina nüüd hakkan ennast puhastama ja vabastama, siis tema võib ju ära kõndida. Jah, loomulikult võibki ära kõndida, ta ei pruugi selle energiaga kaasa tulla ja siis te lähetegi lahku. Ja seal tekib jälle omakorda hirm, aga nüüd ta ei tule mitte kunagi tagasi, kui ma ise hakkan enda energiat puhastama, eks ju, või vabastama. Aga see ongi ju see, et siis sa jäädki sellesse lõputusse kannatuste orgu hulpima. Sest et inimesed ongi meile tulnud tegelikult selleks, kas siis millegi suurema lahti rullumiseks või siis ainult selleks, et sa saaksid oma laengut vabastada. Igal juhul nad on ju mõlemad ideaalsed ja perfektsed ja kulda väärt olukorrad. Sellepärast, et kui tema lahkub ja ta ei tule sinuga kaasa, siis ta oligi selleks mõeldud, et ta tuleb sinu eludele, sina lõid ta selleks, et sa saaksid vabastada oma emotsionaalsed laengud, et sa saaksid oma elus midagi puhtamat ja paremat nautida, see, mida sa päriselt südames sisimas soovid. Aga noh, inimesed jälle kardavad ja klammerduvad selle inimese külge, et aga tema ju tegi mulle sellist, tema kaudu ma tundsin seda tohutut armastust ja hellust ja hoolivust, aga samamoodi tema kaudu sa tunned seda tohutut valu ja pinget. Asi ei ole tegelikult selles inimeses, vaid asi on selles, et sa paned selle inimesele selle külge selle loo, aga tegelikult need tunded on sinus endas olemas, ta lihtsalt aktiveerib sinus selle tunde, toob esile selle, et need kõik tunded on sinus endas olemas, nii negatiivsed kui ka positiivsed. Ja kui sa tunned tohutut armastust, siis see tunne on ka sinu enda sees olemas. Lihtsalt tema aktiveeris selle sinus. Ja kui sina oled loonud endale sellise inimese, kes aktiveerib sinust sellise tohutu armastuse, siis sa ju võid luua ka teistsuguse inimese, kes aktiveerib taaskorda selle armastuse. Aga point ei ole selles, et me loome endale sellise inimese, kes aktiveerib meis need tunded, et me ei tunneks ennast tühjana, vaid point on see, et me jõuaksime endale lähemale ja tunneksime ise need tundeid enda sees ja siis me saame neid jagada teise inimesega. Mitte me oleme sõltuv teisest inimesest, et tema aktiveerib minus üles selle armastava tunde ja mitte kellegi teisega mitte kunagi ma ei saa seda tunda. Et see on illusioon jällegi. Mis on sinu järgmine samm tema suunas? Eks sa natuke põgened enda tunnete eest ja mitte siis tema eest, vaid enda tunnete eest ja sa ei räägi iseendale ega ka temale tõtt. Aga siin mingisugused taipamised ja äratused tahavad toimuda. Juba see ladumine sulle on tegelikult äratus. Aga kui sa ei taha seda nagu omastada, sellega pole ka mitte midagi valesti. Aga tegelikkuses on siin mingisugused otsused viivad sind uute algusteni, aga sa kipud nendest põgenema. Samuti sa ise võib-olla hästi palju kahtlustad teda, et tema nagu võib-olla valetab sulle ja petab ja reedab siin kõiki. Ja võib-olla sina ütledki midagi siin sellist ka välja, mida sa võib-olla oled kaua aega tagasi hoidnud või püüad olla väga otsekohene ja aus.
samuti võib-olla sa ei taha tunda või sa ei taha nagu vaikida enam ja tahad välja käia kõik oma tunded ja soovid temaga seoses või tahad teha siis tõesti mingisuguse otsuse. Võib-olla sa tahad mingisugust uut algust temaga, võib-olla sa tahad ilma temata uut algust, aga siin pane tähele, seepärast et sa põgened iseenda tunnete eest. Sa võib-olla kipud ka selles suhtes põgenema, siin võib väga vabalt see olla, et sa nüüd, sinu järgmine samm ongi see, et sa otsustad, et nüüd sellega on kõik ja ma alustan otsast peale. Nüüd sellega on kõik ja ma alustan otsast peale. Aga kui sa alustad otsast peale ja sellega on kõik ja sinu tunded ja emotsionaalsed laengud ja selle ohvrivari ja kõik need jäävad sinus sisse alles, siis see on enda tunnete eest põgenemine. Teisest küljest võib sinu järgmine samm olla ka see, võtke vastavalt oma situatsioonile, et sa soovid siit uut algust läbi tõe, läbi selguse, läbi otseste väljenduste, et sa väljendad enda tundeid siiralt, teed talle ettepaneku mingisuguse järgmise sammu, saadad sõnumi, sest sa kardad teda kaotada ja sa klammerdud tema külge. Siin võib olla ka see, et sa võtad väga-väga rahulikult seda asja ja sa vaatad, mis toimuma saab ja mis edasi toimub. Nagu samm-sammult rahulikult võtad seda asja. Võib-olla sa võtad veel ühendust, siin võib olla täiesti vabalt, et sa võtad veel temaga ühendust. Võib-olla sa suhtled niisama praktiliselt, küsid, kuidas läinud on või mida iganes, aga seal on nagu ka jälle varjatud mõte või varjatud tunne taga. Ja et sa nagu ei, ja siin võib olla täiesti vabalt ka see, et sa nagu kuuladki maad vaikselt ja tasa ja targu ja sa ei avalda kõiki oma soove, kõiki oma hoiakuid ja et sa oled nagu selline ettevaatlik vaatluspositsioonil. Vaatad, kuidas tema reageerib, kuidas tema käitub. Aga siin võib olla jah, siin võib olla erinevaid võimalusi teie puhul, et või siis hakkad ise mängima temaga justkui mänge. Et siin võib väga vabalt ka see variant olla, et sinu sees on selline nagu trots ja viha tekkinud ja sa nüüd ma teen tagasi. Et vaatame, nüüd mängime minu mängu, mitte tema mängu ja vaatame, kuidas ta siis ja siis tasa ja targu nagu lihtsalt vaikselt nagu liigud selle suunas ja ei avalda kõike tõde ja vaatame, kuidas tema siis teeb ja on ja mida iganes. Või siis endale teadvustamata mängid seda mängu siis, kuhu sa ise ennast ka tõmbad ja millest sa ise ka samamoodi kannatad. Et vastavalt siis oma olukorrale. Ma siin vaatan, kuidas seda kaarti väljendada ja tõlgendada. Ja et jaa. Aga siin võib olla jah, vabalt siin esimene variant ja teine variant ja kolmas variant ja et vaadake siis, kuidas sinuga resoneerub. Ja samuti vaadake siin üle see, et siin võib olla manipuleeriv energia ka, et ärge manipuleerige temaga.
see on soovitus, mina muidugi käsi ei lase, eks ju, et ei pea midagi tegema seda, mida mina ütlen, aga energeetiliselt soovituslik, ärge manipuleerige teiste inimestega. et iga nagu negatiivne või madala sagedusega energia rikub inimestevahelisi suhteid. et jah, ja ärge manipuleerige iseendaga ka, et see on oluline siin ka, et ärge manipuleerige ennast ka, sellepärast et te lõhute iseennast ka sellega, mis on tema järgmine käik teie suunas. No siin ei ole nagu tema suunas mitte mingisugust järgmist käiku, ta on pigem distantsil ja eemaldunud. Et siin on ilmselt lahkuminek või plaan siis või on ees ootamas selline situatsioon. Tema ei astu mingisuguseid samme, ta mõtleb teile, ta nagu vaatab ja ootab ja ta tegelikult, jaa, te olete tema mõtetes. Aga ta on nagu distantsil pigem, et ta võib-olla ei saa õhtuti magada või tunneb oma sisemises rahutust mingil põhjusel, kas teil on lahkuminek või tüli või mingisugused situatsioonid, mis teid teil siin on parasjagu käsil, siis ka tema ei tunne ennast hästi. Aga ta mõtleb ja vaatleb seda olukorda ja ta on vaikuses. Ja päris kindlasti on ta väga palju oma mõistuses, analüüsib, toimetab, see ei lase tal ka rahus olla võib-olla. Aga päris kindlasti ta aktiivselt ei liigu teie suunas praegusel momendil. Ta on pigem oma sisemises vaatluses, analüüsis, taandunud, ilmselt on siin ka mure, seda me näeme ju. Ja ta nagu justkui jah, seisab nagu või on paigal. Ta mõtiskleb selle olukorra üle, mõtiskleb oma valikute üle, aga ta päris kindlasti ei tegutse. Võib-olla ta mõtleb, et ta peab mingisuguse valiku tegema või mõtleb midagi lõpetada või et see lõppenud ongi. Või ta igatahes ta mõtleb sinule ja sellele olukorrale ja sellele suhtele. Aga ta ei tea veel päris täpselt, mida ta sellega siis ette võtab. Selle tundega, mis temas on, või selle olukorraga. Ja ta isegi võib-olla on sellises situatsioonis, kus ta tahaks nagu astuda mingisugust sammu, aga hoiab ennast ikkagist tagasi. Ja kaalub ühte ja kaalub teist ja vaatab asjad, et võib-olla laseb asjadel settida. Et ta on jah, sellises vaikusmomendis praegult võtnud endale võib-olla seda aega ja ruumi, et koguda mõtteid, emotsioone, vaadelda või läbi seedida kuidagi või alla suruda või mis iganes ta teeb nendega, aga ta nagu annab endale aega. Eriti kui see on nagu kurnav olnud või mingisugune, siin on näha ju tornid ja mõõkade kümned ja üksildus ja selline tohutu virvarr on, mis siin on üleval olnud, mis ta endas siis kannab. Ja ta tahab justkui sellest kõigest puhata. Et see olukord on tema jaoks nagu üsna intensiivne võib-olla mingil määral olnud. Aga päris kindlasti ta ei ole siin teid unustanud või et ta suhtuks sellesse kuidagi ükskõikselt.
vaid ta pigem tahab taastuda või selgust endas luua. Või siis ongi läbimas enda sees mingisugust muutust. Sest tal on, sõltuvalt siis teie olukorrast, et tal on võib-olla ka need süümepiinad või unetud ööd või mis iganes ärevus tema sees sellega seoses. Võib-olla ta kahetseb millegi pärast, võib-olla ta tunneb süüd millegi pärast, muretseb mille teie suhte pärast, sinu pärast, võib-olla oma tegude pärast, võib-olla sellepärast, et ta ei tegutse üldse, võib-olla ta ei mida iganes, siin võivad variante olla mingi igasuguseid, aga ta ei suuda nagu rahu ka leida endas päris. Võib-olla jah, siin on võib-olla nagu rahutud magamised või tema mõtted ei puhka, et pidevalt analüüsib millegi üle, mõtleb millegi üle, aga ta päris kindlasti ei räägi sellest sulle võib-olla. Ja see võib-olla kohati tekitab sellist väsitavat tunnet, sellepärast et ta ei lõpeta nagu mõtlemist sulle. Ja ta peab nagu pidevalt kontrollima ennast ka ju. Ja et jah, siin tema nagu, ta päris kindlasti ei liigu praegusel hetkel teie poole ja ta mõtleb sinust, aga ta on kõhklev, kahtlev. Ta on pigem taandunud, tõmbunud endasse, väldib suhtlust võib-olla või on tagasihoidlik. Ta pigem siis on väga mentaalselt hõivatud oma mõtetega, süümepiinades, ärevuses, ma ei tea, mida iganes. Et siin päris kindlasti ta ei tegutse, vaid on pigem sellises sisemises ummikus või vajab seda rahunemisaega, et taastuda, vajab ruumi. Aga ta ise ei tea, kas tuleb tagasi või mitte. Sest praegusel hetkel ei ole seda sisemist rahu temas. Ja mida rohkem sa tegelikult survestad teda, seda, kui sina hakkad manipuleerima ja survestama teda nii-öelda, siis ta võib veel rohkem taanduda. Ja sinu asi ei ole sellel vaikusel endale haiget lasta teha, vaid kui sina tunned siin selle vaikusega seoses mingisugust laengut, siis võta kätte ja vabasta. Et siin ei tasu seda kohe kindlasti mitte isiklikult võtta. Ja mitte tõlkida seda nii-öelda mitte ühenduse võtmist justkui hoolimatusega. Ja see ei ole nagu ükskõiksus. Et sinul on oluline keskenduda ainult iseendale, mitte vaadata väljapoole. Sest sina ise lood need olukorrad läbi oma energiasageduse, läbi oma oleku. Ta vastab täpselt sulle sellega, mis sinu sisemuses on. Nii kui sina vabastad enda mingisuguse, ma ei tea, puuduse, vajaduse, ma ei tea, manipulatsiooni, mida iganes, vabastad endast mingisuguse sellise emotsionaalse laengu, siis temas toimub ka muutus. Siis ta ei saa enam sulle nagu vastata selle energiaga, mis sinus on puudulik, saad aru. Et sa tegelikult ise lood
ja projotseerid inimest täpselt vastavalt enda sisemusele selliseks, nagu ta on. ja kui sina nagu vabastad enda seest need laengud ära, siis see inimene ei saa sulle energeetiliselt sellisel viisil vastata või siis sa ise nagu ei reageeri sellisel viisil. noh, ta ei saa, temas muutub ka miski ära, sellepärast et ta hakkab teistmoodi sulle nagu nähtav olema, sellepärast et tajutavam olema, sellepärast et sinu energia enam ei resoneeru sellega, mis varasemalt oli. ja kui tegelikkuses, noh, see on nagu muidugi loomulikult kõik inimesed ei saa sellele üles ärevata, seda ei juhtugi. seda ei saa juhtumagi, aga loomulikult, kui kõik inimesed vastutaksid oma tunnete tasandi eest, ei manipuleeriks. ja muidugi manipulatsioon on ka tegelikult illusioon, sellepärast et selle inimese energiaväljas, kellel on see manipuleeriv energia, siis loomulikult sa tunned ja tajud, et teised manipuleerivad või siis ise manipuleerid täpselt samamoodi. tegelikult kõik inimesed manipuleerivad üksteisega, kes rohkem, kes vähem, lihtsalt ei ole, et ei manipuleeri. see inimene peab olema lihtsalt tühi sellel tasandil. temas ei tohiks sellist laengut olla, siis ta ei manipuleeri. niikaua kui need laengud meis esinevad, niikaua me manipuleerime üksteisega kõik. ja kui see resoneerub teise energiaväljaga, siis toimubki see resonants. nii et vabastage kõik oma lahengud ja näete, kui ilusaks läheb elu. ja ei ole kannatust ega teiselt mingisugust üleliigset ootust, et teine täidaks sind millegiga. ja ei ole klammerdumist, ei ole vastupanu, me teame täpselt kõike nii, nagu teame ja on nii, nagu on. ja see on lihtsalt imeline. ja me liigume sinnapoole, paljud kindlasti liiguvad, paljud ei liigu ja nii ongi. et sellega ei ole mitte midagi valesti. aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli abiks ja kohtume juba järgmises videos, aitäh teile!